Palun keerame siia. Te tegite väga õigesti, et te valiste just meie hotell. Sest meie poliitika, nagu meie nimigi ütleb, hotell, see on mugavus. Mugavus ja veel kord mugavus. Kelle mugavus? Sest kui me praegu ei ole veel linna parim hotell, eks ole, siis me oleme teel tippu ja oleneb sellest, kui kaua te meil olete. Võib-olla kui te lahkute, me oleme linna parim hotell. Ma loodan, et teile siin väga meeldib. Oih, vabandust. Ja ma loodan, et te veedate siin. Ja, see on veetuba. Te veedate siin oma õnnelikumad tunnid. Muidugi niivõrd, kui te seisund seda võimaldab. Jah, ongi teetuba, ma teen kohe lahti selle. Palun. Ma aitan teid. Oot, ma aitan teid. Nii, ja lükkame. Mina? Sina. Aga miks mina? Kes on kõige noorem? Sina. Aga kes on toitlustusdirektor? Sina. Aga mina ei ole kelner. Ütle mulle, kas sina kujutad ette, et mina olen kelner? Sina oled nii kõva mees, sina saad iga asjaga hakkama. No võt. Tänan. Hästi, ma kutsun nad sööma, aga teenindad sina. Hea küll. Kuid pea meeles minu sõnu. Kui kordki vajan abi sinu käest, siis keerata sa ei tohi osa enda võluväest. Loomulikult. Igaüks jätab ennast ikka ise. Kuidas? Ei midagi. Nagu te näete, on meil siin põhirõhk puhtusel. Meie eesmärk on nii, et kui inimene tuleb siia tervena, et ta lahkub ka siit tervena. Palun. No, te näete, tuba ei ole eriti suur. Aga ta on meie hotelli parim. Parim, ma võin ausalt tunnistada teile. Peeter esimene, kui ta käis siin ja Peetri majakest veel ei olnud, siis ta peatus siin koos oma Katariinaga. Ja Rootsi kuningas ja kuninganna, Koit ja Hämarik, Koidule Kreutzwald. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir elasid ka selles toas. Meie majutusdirektoril on küll põllumajanduslik taust, aga ta on suhteliselt haritud. Suhteliselt, nagu Eesti põllumees üldse. Selles mõttes ma ei saa öelda, et Nõukogude võim oleks siin nii palju kurja teinud, nagu väliseestlased kipuvad arvama. Mina ise ka, pean tunnistama, olen teinud komsomoli tööd. Aga mitte see ei ole praegu tähtis. Praegu ma hindaksin rohkem inimest selle järgi, mida ta teeb praegu. Ja kui mina praegu elavdan Eesti majandust, pööritan raha, siis tulebki seda nii hinnata. On ju nii? Ma tulin ütlema seda, et laud on kaetud. Ja ma saan aru, aga oota, las inimesed seavad sisse ennast. Äkki proua sooviks puhata? Jaa, ma viskaksin pooleks tunniks pikali. Ega sulle ei ole kõht veel nii tühi? Ahah, jah, noh. Meie hõrkroog igal juhul ootab teid. Mis? Hõrkroog? Majesteedi salat. Millal sa seda jõudsid? Avamisel jäi üle. Nädal tagasi. Terve ämbri täis, ta on mul ilusti külmas. Sa oled hull või? Mis hull? Uuste kohe. Ma arvasin, et siin on suurem möll, kui külalised tulevad, aga polegi nagu eriti midagi teha. Need on alles esimesed 2, aga mõtle nüüd, kui hakkavad tulema kõik need 10 000. Oi jaa, ega see aeg kaugel ei ole. Noh, saksad tegid seapoisile liiga või? Saksad, kurat, nüüd pole mingid kuradi saksad. Kohvrid nagu kurat tina täis, tead. Ja palju kurat kohvreid. Nagu kurat läheks maailma reisile. No, mis seal siis oli neil siis? Marcel, tuleks mina tean. Ei tee kaltsud, mis seal muud olla või mingi kuradi humanitaarabi või tead, kui nad on need väliseestlased. Kus sa tead? Noh, Marki ütles ju, noh. No, mis riigi passid neil olid? Ei, mina tean, mis kuradi passid või asjad neil olid. No kuule, sa ju registreerisid need. Ma ei jõudnud ja no Marki hakkas neile kohe tagant sisse pugema ja tassis nad kohe numbrisse ju. Kas nalja teed või? Sa registreerinudki neid või? Ma räägin, ma ei jõudnud, noh. Kuule, mees, sa pead minema kohe ja nad kohe sisse registreerima. Saad aru, meil on siin varsti maja rahvast täis.
siis sa ei saa enam üldse aru, kes on oma, kes on võõras. Minu jaoks on nad kõik võõrad, kurat. Väga vale mõtlemine. Mine nüüd tööle, mees. Ja, kurat. Ootan, las ma ootan ära vähemalt, kui markii oma koogutamised ära koogutab, kurat. Proua, ega see nõukogude võim ei olnudki nii paha. Ja kuradi juut raisk, kuradi huumorimees raisk. Kurat, mõtlen tead. Kuule, saad sa aru, ma ei vastuta mitte ainult meie külaliste, vaid ka meie endi julgeoleku eest. Ja, aga miks ma pean selle ukse luku ära vahetama? Kust sa tead, kes meie külalised on? Mida nad seal teevad? No mida nad seal siis ikka teevad? Sa ei tunne inimesi. Objekt A ja objekt B. Kas sa näed, et mitte midagi ei näe? Midagi ei näe. No vaat, seni, kuni meil ei ole jälgimisseadmeid, meil tuleb ukselukk ära vahetada. Mulle kas ei oleks lihtsam viia nad mõnda teise tuppa, kus on ukselukk. Vaheta ukselukk ära. Soovite ehk veel midagi? No see salat on halb. Oi, aga see on firma salat, see peaks küll hea olema. Albert Johannes ei näe hästi, aga tema maitse on üliterav. Nii et te ei söö seda salatit? Selge. Ma toon uue salati. Uus salat ja ruttu. Mis? See ei kõlvanud veel? Sa teadsid seda? Jah, võtku siis see, söögu seda. See on nüüd uus või? See on majesteedi salat uudis. Ja see on värske? Mina ei anna mingit garantiid. Tead, mees, ma ütlen sulle, ära mängi meie hotelli hea nimega. Mis nimega? Meil polegi mingit nime, me peame alles nime endale tegema. Mida me teeme võib-olla tänu sinule väga kaua? Nime tehaksegi kaua, aastaid, aastakümneid, sina oled noor mees, võib-olla sina isegi näed kunagi, kui meie hotellil on hea nimi. Passid siin. Tee midagi. Keer radiaator kinni või korgid välja, tee midagi. Et mingi avarii oleks see põhjus või midagi. Lööme akna katki, ütleme, et on küll. Ole vait, ütle mul üks number, 4-kohaline. 4000. Vale. Lukukoodi tahad või? 1961. Kus sa teadsid? Nad panevad alati oma sünniaasta. Naised või? No jah. Kus sa sünniaastat teadsid? See on tal näkku kirjutatud. Sa nägid ta nägu või? Ma mõtlen nägu laiemas mõttes. Keha. Saad sa üldse aru, mis tehnika see on? Sina pead teadma. Sina oled tehnikatehnika. On see põllumajandustehnika, on see meditsiinitehnika, on see sõjatehnika? Mina tean, mis tehnika see on. No? See on eritehnika. Ära jama. Ma ütlesin sulle, et see on üks kahtlane värk. Huvitav, kelle need jublakad on? Naise jublakad. Mees on ju pime. Teinekord näeb pime mees paremini kui hea nägemisega naine. Näete, meie siin jah, näete, vaatame nüüd, et
Teil on juhuslikult täitsa vale tuba antud. Huvitav, kes selle toa teile andis? Siin ei ole kütet ja siin ei ole valgust. Enne küll oli. Ei no, tähendab, varsti enam jälle ei ole. Ja kõik kohvrid ümber siin ja... No võt, teil on täiesti juhuslikult vale tuba antud. Tegelikult meil ei olegi seda tuba üldse. Tavaliselt meie hoiame sellest toast kartuleid tegelikult. Ja ukse lukk oli ka katki murtud ja kohvrid kõik laiali. No võt, õnneks me sattusime õigel ajal peale. Aga olgem nüüd kenad, lähkem, mingem nüüd kõik uude tuppa. Teeme natuke kummilaulu ja läks. Vabandust. Kui see teile tüli ei tee? Sina siin, jah? Kus ma peaksin siis olema? Sul on mõned alluvad, keda sa võiksid kontrollida. Too näide. Ma nimesid ei nimetaks, aga ta töötab köögis. Andis vana salati. Sa tead, jah? Ma hoiatasin teda, et ta seda ei teeks. Vaat sellist vesti ma tahaksin endale küll saada. See, mis nahkkuldsed tikandid. Kuule, me jääme nendest klientidest ilma, kes meil praegu on, kui sa ei kontrolli, kuidas sinu käskusid täidetakse. Kui üldjuhtumine on paigas, siis ma detailide pärast ei muret saa. Tule vaata, millised detailid siin on, lausa aksessuaarid. Üldjuhtimine ei ole paigas. Kas sina arvad, et mina tööd ei tee või? Aga seda, mis siin toimub, seda sa ei näe ju. Sa arvad, et ainult sinul on ajud. Ei ole. Meil klubis on vähemalt 2 ajud. Ma olen välja töötanud strateegia, kuidas tõsta meie hotelli täituvust, oluliselt tõsta. Kas kohe nullist kõrgemale, jah? Strateegia nimetus on ennetava värbamise taktika. Me kanname oma tegevuse üle sinna, kus liiguvad reaalsed klientuurivood. Laevadele, lennukitele. Me värbame oma külastajad enne, kui nad maale astuvad ja satuvad teistesse hotellidesse. See taktika, isegi kui see on strateegia, ei tööta. Miks? Sest turistidel on hotellikohad broneeritud. Detailid ma täpsustan hiljem. Oi. Näete, see siin on palju parem tuba. Näete, palun. Kes siin on elanud? Kuidas elanud? Selles toas kuulsustest. No see on nii uus maja. Siin ei ole veel kuulsusi elanud. No meie tulime siia praegu. Me ei ole võib-olla kõige kuulsamad. Võib-olla teiega, ma ei tea. Mina ei ole kuulus, aga August Johannes on väga kuulus. Vähemasti oma ringkonnas. Te enne ütlesite Albert Johannes. Ja ma ütlesingi Albert Johannes. Mina selle tambiga kauem ei jõua. See on sul alles algus, kurat. Ma ei saa aru, kas seda maja juhib ka siin keegi või? Kohvrid siia, kohvrid sinna, kohvrid siia. No nüüd tunned, mis need kaaluvad, mees. Kurat, kelle idee see oli, et me peame kõik tööd ise ära tegema? Mina mõtlen ka, kurat. Kui sa ei jõua personali palgata, siis kurat, ära pea hotelli, eks ole, ära pea. Jah, mine ütle seda Markiile. Maara. Kuule, mul ei ole aega praegu selle kuradi žurnaaliga juperdada, eks ole. Ma teen tuba praegu. Kui sa tahad, kurat, kirjuta nad ise sisse. Kurat, ennem oli Markii, kurat. Nüüd on magister ka päris lolliks läinud. Jaa. Meil on klubis vähemalt 2 ajud puudu.
ma esinesin teie koosolekul ja meile tuli nüüd 2 tükki, mees ja naine. Mäletate, ma pakkusin, et kui teil jääb üle, keda ükski teine hotell ei taha, siis saatke meile. Te ei ole veel kedagi saatnud? Selge. Aga edaspidi, kui te saadate, siis ärge sellest ajakirjanduses ega... Ei, prestiiž mind ei huvita. Prestiiži meil on niigi. Aga mul on siin igasuguseid mehi. Mõni võib-olla võtab eelarvamusega niisuguseid kundesid. Ühesõnaga, jäägu see jutt meil oma vahele, eks ole? Selge, selge. Esimesel võimalusel saadate. Oleme rääkinud. Ma tänan teid. Tead, kes see naine on? No? Sina tead ka, kes see naine on? Mina. Sa vaata, kui ilus siin on. Oi, ma kogu aeg unustan ära. Aga mulle tõesti ikka meeldib see maja. Ütle mulle, kuidas sa võisid? Kuidas te võisid? Kuidas te võisite mind petta? Kuidas te võisite meid petta? Meie üle naerda. Ma üldse ei naernud. Loori Varjus te kindlasti näärsite sen. Marssan! Objekt B, Marki kabineti! Te ei vastanud minu küsimusele. Ma lihtsalt tahtsin teid näha. Näha või salaja jälgida? Näha, mismoodi te elate. Miks te meile niisama lihtsalt siis küll ei tulnud? Kogu aeg ootasin, et te kutsute. Kutsute? Meil on külastajaid tarvis, mitte külalisi! Nüüd meil ei ole isegi enam 2 külastajat. Kes see mees teil on? See on üks minu tuttav. Kes ta on, ma küsin? Tema on Ameerikast. Sovetoloog. Noh, praegu on töötu. Oi! Välismaal käinud? Jaa. Said? Jaa. Kõik? Valgustuse, võimenduse? Jaa, absoluutselt. Väga hea. Me paneme siin niisuguse variatee käima, et Euroopa on tumm. Ma tulen sulle appi lavastama, aitan sul vaimset ja intellektuaalset poolt sättida. Mul aju kääres juba küpseb mõningaid ideid. Ja tule, ma söödan sul kõhu täis, siis räägime. Siin ei ole. Seda meest, ratastoolist hüppas välja. Tere, milord. Käiku. Te peame ta kätte saama. Tulge. Tule, lähme sööme. Ma näitan sulle, kuidas siin hotellis süüa saab. Ma saan aru, et ma käitusin natukene nagu halvasti, aga kas te tõesti ei saaks mind enda juurde võtta? Kuidas? Tagasi M-klubi perenaiseks. Pärast seda, mis te meiega tegite. Aga kui minust oleks kasu? Teist. No hotellis on ju perenaist vaja. Meil ei ole. Aga kui ma aitaksin teil külastajaid muretseda, palju külastajaid, kas te siis tahaksite mind? No, on ju hea. Ma võin teha tipp-top söögid, kui on vastav publik. Kui sa tahad, siis sa teed. Nii muidugi. Aga tead, kui tulevad mingid pool välismaalased, mingi kuradi mingi rikka impotendiga, tead, mul viskab ära sihukestele, ma ei teeks nõgese suppi ka. Õige.
kas te ei ole näinud seda? Ei ole näinud kedagi. Mitte kedagi ei ole näinud. Noh, see on hea. On hea. Tead, ma olen omamoodi väike filosoof ka. Oled. Tead, ma olen mõelnud, et... Üks väike filosoof. Ei, mis sa naerad? Ma olen mõelnud, et kui ma saaksin siin hotellis kuidagi elada, niimoodi incognito. Ma ei kujuta küll ette hästi, kuidas see oleks võimalik. Küll ta on. Aga siis ma näeksin ju hotelli kliendi pilguga niimoodi. Siis ma saaks ju kohe öelda, et mis meil tuleks paremini teha. Just. Aga kuidas saaks, ei tea? Ma räägin sulle pärast. Mina? Mis sa mõeled seda? On ju hea. See on väga hea. Ma ise ka imestan. Päris hea. Tere, head aega. Sina? Teie? Tere! Tere. Käisite meil? Ma käisin, jah. Millal te sest mööda läksite? Ma ei pannud tähelegi. Mind vist ei olnudki siin parasjagu. Nii palju on tööd mul. Tööd? Ma olen ikka mõelnud, et sa võiksid meile... Te võiksite meile tagasi tulla.